Tere! Teie ees on selle hooaja kõige viimane jäljesaade. Ja täna veeretame üsna vastuolulist teemat, kalmuprügi. Kõik tahavad ju pühade ajal oma lähedasi meeles pidada, aga paraku tekib selle tegevuse käigus üsna märkimisväärne keskkonna jalajälg. Kuidas saaks paremini, seda tänases saates vaatamegi. Surnuaiad on omamoodi kooslused linnaloodusest ning inimestest, kes juba maa sees ja inimestest, kes lahkunuid meeles peavad. Suured puud kukutavad maapinnale oksi ja lehti, lisaks närtsivad kalmudel lilled ja taimed, mida oma kallite mälestamiseks haudadele viime. See kõik moodustab kokku haljastusjäätme, millest õigesse konteinerisse panduna saab korralik kompostmuld, millega taaskord võimalik uutele taimedele elu anda. Aga teine pool on siis igasugused küünlad, ehk siis see nii-öelda küünlatest järgi jääv jääk. Siis on lillepotid, kunstlilled. Väga palju on näiteks ühekordseid kummikindaid, et ilmselgelt nii-öelda töö jaoks ja siis igasuguseid kilekotte, millest siis samamoodi siis kas asju tuuakse, viiakse. Aga tihti on ka olmeprügi, et surnuaia prügikastid on ikkagi nii-öelda ka selleks osadel inimestel, et nad toovad siia ka kodudest oma jäätmeid. Siin on tolmuimejad, siin on voodid, siin on kraanikausid, seal on jälle madrats. On siis vähemalt hea kraanikauss või? No jah. Ei saa kurta, see No võt, igal juhul. Huvitav, kas siis keegi on mõelnud, et võib-olla ta maetud lähedane tahab tuua nagu käsi pesta või? Siin on tolmuimeja, siin on külmkapp. Ja need kõik asjad on kokku korjatud kalmistu... Pärnamäe kalmistult. Pärnamäe kalmistu siis biokonteineritest siis? Põhimõtteliselt nende kõrvalt või kuskilt nii-öelda territooriumit lihtsalt metsaala visatud ja inimese jaoks on probleem lõppenud, meie jaoks probleem algab. Kahjuks tuuakse kalmistule väga palju selliseid jäätmed, mis ei ole kalmistult pärit. Ehk meil on täiesti hooajaline probleem on rehvid, olmetehnika, sanitaartehnika, mööbel, madratsid. Ja kuna Tallinna kalmistud on avalik linnaruum ja reaalselt meie inimesed, meid on siin käpu täis iga kalmistu peal, töötavad kuni kella 5, see tähendab siis seda, et ülejäänud aeg on ta täiesti valveta, nädalavahetus on valveta, ehk siis inimesed kasutavad seda ära. Mis selle vastu aitaks? Paneme kaamerad nende prügikastide juurde? No selle mõttega, et jah, et Pärnamäe näitel on nüüd väga raske nagu üldse midagi ette võtta. Tegelikult peaks olema kalmistul ümber piire, sissesõidud peaksid olema suletavad, kas siis elektroonilise tõkkepuuga või kuidas seda paremini lahendada, aga hetkel on ta nii suur territoorium. Tallinna kalmistul kokku on 340 hektarit, siis see kalmistu on 109 hektarit. See on üsna võimatu sellele kalmistule nii-öelda aeda. Et jah, on võimalik teha ka nii-öelda siis istutada ekid, et see oleks nüüd selle kalmistu puhul kõige mõistlikum teha, et oleks ekk, aga oleks ikkagi sissesõidu väravad, mis oleks suletud. Et ekk muidugi ka inimest ei pea, aga võib-olla auto ikka läbi ei sõida seal. Pahatahtlikkuse ja lauslolluse vastu on keeruline võidelda. Kuid jäätmesüsteem on suures reformis ning liigutakse selle suunas, et prügi õigel ajal õigesse kohta viimine oleks inimesele üha mugavam ja pettust oleks keerulisem teha. Kuid suur osa päris kalmuprügist sõltub sellest, missugune on parajasti lahkunute mälestamise mood. Plast on
ja jääb paljudes valdkondades kõige suuremaks probleemiks ja selles mõttes, et kuna ta on nii-öelda ühekordselt kasutatav, et see ei ole mõeldud ringlusesse võtmiseks, ta ei ole mõeldud korduskasutuseks, et siis seetõttu ta on ju tohutult raiskav, et kui me võtame veel kalmuküünla, mis on nii-öelda plast pluss metallist gaas, et siis ta on nagu eriline selline ressursi raiskamine. Pluss siis see sisu seal sees veel, mis on omakorda. Parafin samamoodi, mis jääb sinna sisse, sest enamasti ta ei põle ju täielikult tühjaks. Igal aastal viivad inimesed lahkunud omakeste haudadele lisaks traditsioonilistele biolagunevatele hauakaunistustele 100 000 kalmuküünlaid. Tihti ei teadvustata, et kustunud küünlast saab üsna kiirelt jääde, mis on ohtlik lindudele loomadele, kes püüavad plasttopsi jäänud vaha ära süüa. Kui küünal satub lõpuks põletusjaama, saab temast küll energiat toota, kuid osa kalmujäätmetest lõpetab tänagi maetuna prügimäkke. See on raisatud materjali ressurss. No kindlasti on inimese teadlikkuses asi, et ma arvan, et pigem inimesed ei ole kursis täna sellega, et nad ei mõtle ju sellele, et ma lähen viin kalli inimese hauale küünla ja et ta muutub seal tegelikult päeva või paariga ju jäätmeks, et nad ei vii ju sinna meelega jäätmeid. Sest et meil on selles kultuuris nii, et üks viib küünla ja siis järgmine, kes läheb justkui korjab need nii-öelda tühjaks saanud topsid ära, viskab minema. Et inimesed isegi ei teadvusta seda, et kui palju neid küünlaid ju siis tegelikult tuleb. Et mina viin küünla, keegi teine võtab ära, mõnikord ma koristan ise võib-olla enda küünlad ära, kui ma lähen, aga sageli see vahe jääb lihtsalt nii pikaks, et need lihtsalt kaovad sealt haua pealt ära, kui me järgmine kord lähen, on seal hoopis teine pilt. Et ega siis inimesed enamasti ju pahatahtlikult seda ei tee, aga see on jälle meie mugavus, et see on selline uus teema, uus komme. Teada on, eks ole, et pärast matust on pandud käepa ümber küünlaid, tollar kutsuti neid majapidamisküünaldeks, eks ole, mis tuule käes ju kaua ei püsi, eks ole. Need olid tavalised küünlad, mis ei olnud mingi plasttopsi sees? Ei, tavalised küünlad, mida sai poest nagu osta, eks ole, mida ka jõulude ajal kodus kasutatakse, eks ole, ilmselt siiamaani kasutatakse küünlajalgades. Massiline plastküünalde kasutamine, et see on ikka viimaste aastakümnete kasutusele tulnud, kui nad on poes müügil, eks ole, et sa saad teda kasutada, ta on mugav. Ja mida me teame seda, et jõulude aegne komme küünlaid panna pärineb teise maailmasõja järgsest ajast, et on Skandinaavias kasutusele tulnud, ilmselt sealt on ta siis meile levinud. Nüüd see komme käia hingedepäeval kalmistul, et see on päris hiline komme, see tuleb alles 90. aastatel, siin 80. lõpus selle taasiseseisvumise protsesside ajal oli niisugusi hingedepäeval üleskutsed, et pangem küünlad akende peale mälestamaks siis lahkunuid. Ja sealt ta siis läheb 90. alguses üle juba kalmistule. Et sa paned selle küünla põlema, mälestad seal oma kadunukesi, oma lahkunuid sugulasi ja siis võid rahulikult ära minna ja veel pärast eemalt vaadata, et need küünal, eks ole, jäi kenasti põlema. Tõesti, kogu see plastmass ei peaks jõudma kalmistutele. Et ma toon ühe näite. Selle eksperimendi me tegime eelmise aasta sügisel seoses maailma koristuspäevaga koos vabatahtlikega ja 2 hektarilt, kui ma räägin praegu, et see kalmistu on 109 hektarit, siis 2 hektarit me korjasime kokku 840 põlenud küünalt, 2 hektarit. Ehk me ei hakanud üksipulki lugema, me veel eraldisime kõigid metallkorgid, et pärast oleks kergem lugeda. Ehk siis 840 küünalt 2 hektarit ja meil on siin 109 hektarit. Siis te kujutad ette neid hunnikuid, see oli meeletu hunnik, mis lihtsalt see on kogus selline, mis pani ennast ka nagu mõtlema, et see on jah, et meie kultuuriruumis on see just kui selline, et küünal see nagu sümboliseerib seda, et keegi on haua peal käinud. Et mina tean, et minu vanaema vaatas alati, et mitu küünalt oli, et kes on juba ära käinud. Ja nii see just kui oli, et peame kähku minema surnuaeda juba päev varem
et muidu teised vaatavad, et me polegi käinud veel. Et see on justkui selline natuke selline, et mis teised arvavad ja teised vaatavad, et tänapäeval on nagu võidab see, kellel on rohkem küünlaid seal haua peal justkui, et kas seal peab olema nüüd 10 tükki, et kui üks seal laternas põleb, et kas sellest ei piisa ja vii siis kuuseoks või mine lihtsalt sinna hauale, et see ju ei tähenda, et sa ju enda jaoks seal käid, mitte selle jaoks, et kellelegi seda näidata. Et eks need asjad on võib-olla natukene tagurpidi läinud, et ma arvan, et jah, sellist teistega võrdlemise kommet on küll tulnud sisse. Lisaks küünaldele on probleem ka haudadele viidud kunstlilled. Need kaotavad üsna kähku oma esialgse ilu ning eritavad loodusesse kahjulikku mikroplasti. Siit võib ka sattuda komposti sisse mikroplasti küll. Et kui on suured asjad, siis me kõigepealt paneme kompostima, eks ju, ja siis selle komposti hiljem sõelume läbi, et siis selle sõelumise käigus sellised suured asjad tulevad välja, väiksedest mitte. Ja need siis edasi, kui te nad välja sõelute, mis nendest asjadest siis saab? Ta läheb olmejäätmete hulka ja sealt edasi prügilasse või põletusse, et ringlusse neid keegi ei võta, et peseb puhtaks ja paneb uuesti müüki, et seda ei ole. Kalmuküünal koosneb tavaliselt plasttopsist, metallkattest ning sisaldab enamasti parafiinist või mõnest teisest vaheainest valmistatud küünalt. Küünalt ümbritsev plasttops võiks justkui kvalifitseeruda pakendiks, millele siis kehtiks ka tootja vastutuskohustus, kuid Euroopa Liidu pakendijäätmete direktiiv näeb asju teisiti. Kui me räägime näiteks pakenditest, siis nad lähevad meil tootja vastutuse alla ehk tootja siis vastutab nende kokkukogumise eest ja ringlussevõtu eest. Eesti seaduses kuuluvad tootja vastutuse alla veel näiteks elektroonika ja autoromud ning põllumajandusplast. Ja need kogused on ikkagi sadades kuni tuhandetes kordades suuremad, kui me räägime nagu kalmistu küünaldest. Et toome siin võrdluse näiteks siis elektroonikaromudest, need on seal üle 20 000 tonni, siis pakendeid on seal, me räägime 100 000 tonnist, et need kogused, millele tootja vastutus rakendub, on oluliselt suuremad ja kalmistujäätmeid, me oleme tükkides küll siin kuulnud, meil täpselt statistikat selle kohta ei ole, on see kuskil 100 000 kuni seal miljonis küünlas võib-olla aastas, mida siis inimesed hauaplatsidele inimeste mälestamiseks viivad, et siis see kogus võib seal jääda 20 kuni 40 tonnini. No probleem ikkagi on ja midagi nagu tahaks ju ette võtta, et kes siis mida saab ette võtta, et tegelikult me ei peaks rääkima kalmuküünla probleemist. Just, et me oleme seda ka enda meeskonnas arutanud, et kuidas saaks Kliimaministeerium siin appi tulla. Ehk tootja vastutuse alla ei ole meie hinnangul seda mõistlik panna. See on päris bürokraatlik, halduskoormav nii ettevõtjatele kui riigile, järelevalve ja kõik muud küsimused. Mis on küll koht, mida võiks kaaluda, on see, et järgmisel aastal on ühekordse plasti direktiivi järelhindamine järgmise aasta teises pooles. Ja siis tasuks tõesti mõelda, et kas oleks mõistlik Euroopa üleselt arutada selle üle, et ära keelata sellised jätkusuutmatud tooted, nagu selleks ongi võib-olla plastist ühekordsed ka hauaküünlad, millel tegelikult on meil ju sisuliselt alternatiivid olemas. Tallinna kalmistutel on juba viimased 5 aastat kasutada kvaliteetsed ja selge märgistusega prügikonteinerid, kuhu saab eraldi sorteerida haljastusjäädet ja olmeprügi. Jättes kõrvale madratsid, rehvid ja kraanikausid, mida surnuaedade konteinerisse puhtalt pahatahtlikkusest tuuakse, on tegelikult prügi sorteerimise kvaliteet võrreldes varasema ajaga siiski kasvanud. Haljastusjäätmeid tekib Tallinna kalmistutel umbes 3000 tonni aastas ning sellest tehakse Pärnamäe jäätmejaamas komposti, mis omakorda aitab elu anda uutele taimedele. Haljastusjäätme sorteerimine on suur aja- ja energiakulu. Lisaks plastile tekitavad seal probleeme hoopis puruks läinud klaasanumad, mis transpordi ja sõelumise käigus imepisikesteks tükkideks muutuvad ning siis komposti kvaliteeti alla toovad. Võluvits on tegelikult tarbija käes. Meie endi käitumist muutes muutub efektiivsemaks ka kogu süsteem.
mis see lahendus on? Mis saab ette võtta, et see süsteem oleks parem? Kas siin on süsteemi küsimus või siin on inimese teadlikkuse küsimus? Ma ei näe, et see oleks süsteemi küsimus selles mõttes, et me saaks kuidagi veel paremini seda liigiti kogumist kalmistutel teha. Jah, me võime ühte ja teise kohta veel panna neid kaste juurde ja võib-olla peame tegema veel suuremad sildid. Aga see ei too nagu seda kvaliteedi hüpet. Ma arvan, et sealt on nagu kõik võetud. Ja ma arvan, et järgmiste aastate võti on ikkagi selles, et mida me kalmistule toome. Et kui me juba ta toome sinna, siis ta seal on ja see. Aga et äkki ei vaja kalmistut üldse sellist kraami, mida hiljem ei saa keskkonnasõbralikult käidelda. Et võib-olla kalmistul peakski tekkima ainult leht ja oks, aga mingisugused küünlad ja muud asjad, võib-olla nad ei peaks sinna üldse jõudma. Meie leiame küll, et kõige loodussäästlikum on nii-öelda muretseda ikkagi kalmulater mingit moodi. Ta ei pea olema mingisugune uhke, ta võib olla ka täiesti väike kinnine later ja kasutades neid küünlaid, millel ei ole plastikut ümber, millel ei ole korki. Ehk siis see oleks kõige nii-öelda säästlikum lahendus. Ehk siis see on tegelikult valdkond, mida nii kaua kui Euroopa Liit oma aeglaseid hoobasid nihutab. Tegelikult me saame juba täna ju valida ostu läbi või ostmata jätmise läbi. Absoluutselt, et ma arvangi, et kui vaadata seda, et mida ministeerium saab siin teha ja mitte ainult meie, vaid ka meie partnerid on, et siis koostöös näiteks kohalike omavalitsustega või Eesti Kirikute Nõukoguga või Teeme Ära MTÜ-ga me saame tegelikult toetada seda kommunikatsiooni, mis annabki selged suunised inimestele sellisteks paremateks valikuteks. Ja siin on meil tegelikult päris head juhised olemas, näiteks Teeme Ära.ee lehel on väga head juhised, kuidas siis kalmistul käituda, kuidas mõelda seda, et vähem jäätmeid tekiks seal ka küünalde kontekstis, et soovitan sinna lehele vaadata. Mõistlik lahendus on see, et ära osta seda ühekordselt kasutatavat küünalt. Et tee väike investeering, osta latern ja osta sinna sisse siis tavalisi küünlaid. Ja alati tasub mõelda seda, et kas see surnuaeda minemise põhjus on just see, et sa pead sinna küünla viima, et lähedastele küünalt võid süüdata sa ka kodus. Ja kui sa pead viima lilli, siis vii suvel tavalisi potililli, ära võta seda plastist neid kunstlilli ja kui sa lähed talvel, vii lihtsalt kuuseoks ja sellest täiesti piisab. Et see lähedane, kes seal on, et temale piisab ka sellest, kui sa lihtsalt hauale lähed. No inimesed lähevad muudkui tehnoloogilisemaks ja isegi kalmudel täna ringi jalutades olen märganud, et on ka elektroonilisi küünlaid. Mis see teile tähendab? Samamoodi olmeprügi ja seal on veel elektroonikat ka sees, mis teeb selle küünla nii-öelda siis käitlemise veelgi keerulisemaks, et iseenesest jah, on see uus trend, mis on tulnud, et jääda kindlasti. Ma ei ole kunagi elus ühtegi küünalt varem teinud. Ma ei tea, kuidas see sedasi läinud on, aga ma ei ole. Aga see taht on tegelikult lihtsalt tavaline puuvillane niit, mis on rullitud läbi selles samas küünlavahas, eks ole. Et siin ei ole ju mingit lisaaineid ega midagi. Mida looduslikum, seda parem. Kui panna lähedase kalmule latern, saab sinna sisse valida keskkonnasõbralikult toodetud küünla, mis põledes ei tahma ega jäta ka liigset vahajääki. Kui natuke jääbki, tuleb see panna olmekonteinerisse. Kuule, kui kaua õppima peab, et küünlameistriks saab hakata? Minul võttis see aega siin ikka, kui ma alguses tulin tükk aega tagasi juba. Inimesed on vaata erinevad. Mõni õpib rutem ära, mõnel läheb kauem aega. Siuke süsteem. See on väga mõistlik süsteem. Mul on tunne, et vähemalt on tore, et teid siin Võhmus robotitega ei asendata, et inimesed teevad ikka palju lahedamat tööd. Nii. Aga mis küünlad sellest nüüd tulevad siis? See on punši küünal, siuke nimetus. Oi küllus. Niimoodi ta välja tuleb siit. Ja seda toru sa saad tegelikult uuesti kasutada ju. Jah, selle panen pärast siia, puhastan need augud ära siin. Ja siis ma panen selle toru siia tagasi. See pole lõhnaküünal. See on lihtsalt väga hea lõhnaga küünal. Mis te selle jäägiga teete? Vaata, siit igalt poolt jääb natukene vaha järgi. See kraabitakse kokku, läheb uuesti sulatusse või? Ma korjan siit ära uuesti.
saab uuesti ära suletada katlesse. Saab jälle pärast küünlaid valada. Kuidas üldse käib ühe nii-öelda keskkonnasõbraliku küünla tegemine? No muidugi üks asi, mis on olemas või mis on tähtis, on see, et äkki võimalikult vähe pakkemateriaali, sest see, mis võib-olla kõige rohkem siis ka järgi jääb küünaldest, see on just pakkemateriaal. Ja see ümbris, mille sees siis küünal on? Näiteks just see ümbris, see nüüd me kalmuküünlad me siin ei valmista, aga näiteks teeküünlaid. Just. Ja siis on meil juba mitu aastat tagasi alustanud näiteks teeküünlad toota ilma ümbriseta. Meil on muidugi ka neid ümbrisega, nendele, kes tahavad, aga meil on väga palju kliente, kes just tellivad spetsiaalselt teeküünlad ilma ümbriseta. Nendel on siis klaasalus, saab neid klaasalus sisse panna, seal ära põletada ja siis see klaasalus jääb alles. Tuleb siis lihtsalt uuesti täita järgmise küünlaga. Küünal, mis laternasse sobib, võib olla ka ilma ümbriseta tavaline lauaküünal, mis toodetud näiteks oliivõlijääkidest või kvaliteetsest parafiinist. Parafiin, see nüüd muidugi ka selline ökoloogiline probleem või teema vähemalt, sest parafiin on naftatoode. Nüüd on aga nii, et parafiin, mina ütlen alati, see on tegelikult upcycling naftast, sest kui me naftast, või mitte meie, aga kui üldiselt naftast õli, bensiini, diislikütte, sellist asja nagu tehakse, siis jääb midagi järgi. Ja sellest jäägist, kui siis ka veel plastmassaid tehtud ja sedasi, jääb ikka veel midagi järgi. Ja see jääk, mis enam kuskil mujal ei saa kasutada, see saab siis nagu raffineerida ja saab siis sellest parafiinit teha. Mis jälle tähendab, et nii kaua, kui veel kuskil nagu naftast tehtud õli kasutakse, nii kaua jääb ka parafiin jääkmateriaaliks alles ja ei hakka keegina naftat ekspluateerima ainult selleks, et parafiinit teha. See on nüüd see, mis päeva jooksul laua peal on jäänud. Kõik, mis me laualt kätte saame, siis saame uuesti küünla jaoks kasutada. Kui nüüd midagi kukub põranda peale, see enam küünlale ei sobi. Aga see siis, kui on natukene ilusam tükk, ilusam kiht kuskil, siis me seda veel pakume nendele, kes näiteks tahavad endale süüteroosid ja sellist asja valmistada. Ehk siis tegelikult küünla tootmisel jääki, kui sellist ei teki, te kasutate ikkagi kõik ära? Jah, saab tõesti öelda, et enam-vähem kõike, mis meil jääki võib tekkida, saab uuesti nagu kasutada. Isegi vahel neid väiksed kahijäägid on meil ka seal inimesi, kes neid võtavad ja siis nendest jälle mingi tulehakatis valmistavad. No, mis hinda sa paneksid siuksele 300 kätte või? Ma pean tegelikult teistmoodi ütlema, et võib-olla oleme teineteisest valesti aru saanud. Et tegelikult mõtte oli, et kui sa siin küünla teed, saad seda ka kaasa võtta. Aga nüüd see küünla on nüüd liiga ilus, seda ma küll ei raatsi kaasa andagi. Ja, see jääb ikka siia. Sauvaplats peaks olema lihtne, see on esimene märksõna. Ja samas esteetiliselt kaunis ja tagasihoidlik. Ja seda ju tegelikult saab väga kestlike lahendustega teha. Absoluutselt, soovitame ikkagi rohkem püsitaimi, suvel ikkagi siis hooajalisi taimi ja vähem plastmassi, mis on tõesti need kaunistused, mis nagu päris ei kuuluks meie kalmistutele. Ikka ja jälle jõuame me vana tõeni. Mida sügavamalt me probleemi olemust mõistame, seda lihtsam on meil oma käitumuslikke harjumusi muuta. Ehk on olnud jälg selles osas natukene abiks. Meie soovime teile rahulikku ja keskkonnasõbralikku pühade aega. Kohtume uuesti järgmisel sügisel.